No nii, tere! Olen siis juba platsis ja saame natukene varem juba hakata rahvast kutsuma ja siis võtame jälle 100 inimest ära, ma arvan, et umbes siis praegu on 18:56 minu kell, 57, seega ootame ma ei tea, võib-olla 19:05 umbes siis alustaks esimeste küsimuste ja vastustega. Ja kui teil praegu on juba küsimusi, siis pange julgelt siia kõik kirja ja vastan ka nendele. Aga ma võtan kõigepealt siis need küsimused, mis ma vaatasin, et just natuke aega tagasi, et mõned küsimused on siin laekunud ja väga huvitavad küsimused. Seega mul on hea meel, et sellised huvitavad küsimused on tulnud, et saavad ka huvitavad vastused kindlasti olema nii mõnegi inimese jaoks, et ma üritan seda asja kõike väga lihtsalt vastata. Sellepärast, et kogu selle informatsiooniga ma õnneks olen tuttav, kuigi siin on osade küsimustele, millel on väga sellised spetsiifilised ühendid näiteks tekivad siin, kui rääkida õlist ja keefirist näiteks, et seal on päris spetsiifilised asjad, aga ma räägin nagu hästi lihtsalt selle asja lahti on ju ja kuidas siis võiks nendesse asjadesse suhtuda. Aga ma vaatan, et inimesed kogunevad. Ja kui on küsimuste küsijad ka siin, et te võite ikkagi endast märku anda, näiteks pannes väike like või süda või haha või mis iganes seal Facebookis kõik on. Ja et siis ma tean, et te olete siin ja et ma saan teie küsimustele vastata. Aga praegu ma vaatan siin jällegi natukene teisi tööasju ka ja varsti siis alustame. Aga palun, kui teil on küsimusi, ükstapuha milliseid on, ma olen siin, et vastata, palun küsige neid küsimusi. Mulle osad küsimused tulid peale eelmist küsimused, vastused tuli mulle privaatselt, aga need olid minu arust täiesti normaalsed küsimused, mida tegelikult avalikult ka küsida ja ma arvan, et paljusid inimesi jällegi huvitab seega ärge häbenege. Ei ole vaja privaatselt küsida neid küsimusi, et midagi sellist ei olnud tõesti, millele peaks privaatselt vastama, et kõik küsimused on minu arust täiesti mõistlikud olid ja ei midagi väga personaalset ja sellist ei olnudki, et eks te ise teate, kes te olete, et ma seda ei hakka siis ütlema, kuna te mulle privaatselt kirjutasite. Aga ootame siis natuke veel, 26 inimest praegu, jällegi ilus ilm. Saan aru, kui palju te ei jõua, õnneks seda saab kõike järgi vaadata, kuid kahjuks ma ei saa teile otse ei saa seda vastust anda, mida ma väga tahaksin. Nii. Kas on keegi küsijatest, kes küsimuse kirjutas ka kohal, näiteks Camila või siis Jaanika või siis Piret? Kui te olete kohal, siis andke märku. Okei, Sandra. Tänan küsimuse eest ja ma vastan sellele küsimusele varsti. Ootame veel inimesi sellepärast, et jällegi see on hea küsimus ja ma avaldaks oma arvamuse siis, kui on rohkem inimesi, sellepärast, et see on laialt levinud teadmine nende proteiinipantoonide kohta, et ma siis kohe räägin ka, mis ma sellest kõigest arvan. Nii et kannatust pisut. Ootame natuke veel 50 inimest on juba 57. Nii, ootame 100 ära ja siis alustame, sest ma arvan, et inimesi tuleb veel juurde, nii et kui te tahate see number kiiremini täis saaks näiteks, siis võite ju kutsuda näiteks inimesi juurde, et kiire kõne või chatis kuskil ütlete, et siis me saame juba pihta hakata ühesõnaga, seda ma tahan öelda. Aga ma arvan, et see 100 tulebki ära täpselt 5 minutiga, ehk siis 19:05, kui mu kell nüüd õige on. Ärge pahandage, kui see mu kell natukene vale on. Nii, osad tulevad, osad lähevad. Pisut kannatust, kui te tulete, on ju. Läheb natukene aega, mõned minutid, ootame veel inimesi.
Tahtsin seda öelda ka, et täna kestab küsimused, vastused täpselt kella 8. No mõned minutid võime üle minna, aga mul tuleb, paar sõpra tuleb külla, nii et ma siis pean nemad vastu võtma ja valmis panema ennast. Et siis täna kahjuks nii pikal ei saa ja kõik küsimused, mis tulevad siis peale 8, siis nendele ma vastan järgmine kord ja kes teab, kui neid küsimusi tuleb väga palju, et võib-olla teeme siis sellise kiire küsimused-vastused, miks mitte näiteks mul peaks olema vist homme natuke aega, et ma vähemalt vastan ära, et inimesed ei pea kaua oma vastu. Muidugi ma vaatan, mis küsimused on ju, ja tahaks hea meelega ära vastata sellepärast, et siis saate kõik oma vastused kätte, kui mul aega leidub on ju, ja kui neid küsimusi tuleb nii palju. Nii, 75 inimest juba, väga hea, 78, kohe saamegi alustada. Ma arvan, et see on mõistlik, et me ootame natuke, sest mõned inimesed väga kiiresti ei jõua, 80, no nii, number ilusti kasvab. Nii, järjekordne küsimus on tulnud Liinalt, jällegi väga, väga hea küsimus. Mulle nii meeldivad need küsimused, mis on tulnud siiani ja ma loodan, et minu vastused ka meeldivad teile. No, mõned inimesed veel ja siis kohe alustamegi. Siit ma tahaks veel öelda seda, et kui keegi ajakirjanik vaatab, ma ei tea, kas eelmine kord ajakirjanik vaatas live või mitte, et siis kui te tahate seda alustada, kirjutada ümber, siis me võiksime näiteks võib-olla ennem läbi rääkida selle asja. Et kindlasti võib, aga lihtsalt võib-olla ma paari asja täpsustaksin, kuigi tegelikult päris hästi oli kirjutatud, nii et üldiselt oli väga okei. Aga teeme siis nii, et kohe alustame, ma arvan, et see 100 võib natukene pikaks venida, kui me ootame, nii et kui 80 nüüd ära tuleb, siis ma alustan. 79 on, nii, 82, väga hea. Olgu, aga hakkame siis pihta. Ma võtan siis kõigepealt need küsimused, mis on laekunud siin juba mõni päev tagasi. Nii, siin on küsimus siis selline Jaanikalt, et kas looma hakkliha asemel võib kasutada põdrahakkliha ja kas koduse hakkliha asemel metsja ja põdrahakkliha segu? Jah, võib küll kasutada. Et kui küsimus on sellepärast, et miks mul toitumiskavas ei ole neid asju sees, siis tegelikult neid lihasid, neid variante on väga palju ja tegelikult kõiki neid lihasid võib kasutada, et ei ole mingit probleemi. Nii, ja siis järgmine küsimus on keefiri kohta. Ja sama küsimus on küsinud ka Piret keefiri kohta. Ja ma siis vastan teile mõlemale praegu sellele küsimusele korraga. Jaanika sai juba esimese vastuse ka ära. Nimelt keefiri joomis selles mõttes, et kas tohib, muidugi tohib, aga ma võin öelda näiteks, et mina ei saa, selles mõttes, et ma peaks üldse piimatoodetega vähe tarbima, sellepärast, et need vallandavad siis histamiini ja minul on diagnoositud päris mitu aastat tagasi, kui ma veel Inglismaal elasin, histamiiniallergia. Ja see tähendab siis seda, et millest see mul väljendub. Silmad hakkavad natuke vett jooksma ja nina läheb kinni, et see on tegelikult minu kõige suurem mure üldse. Ja sellepärast ma piimatooteid ei tarbi, aga sellel on muidugi piimatoodetel, eriti siis näiteks keefiril, mis on siis hapendatud, sellel on ka positiivne, et seal on need head piimahappebakterid on ju, ja ma tegin hiljuti ühe tervisetesti, mis tegelikult näitas, kui ma piimatooteid väga vähe tarbin, siis mul selle bakteri olema, see bakteri, ütleme nii, et väga madal on see tase. Ma võiksin tegelikult rohkem piimatooteid tarbida, aga kui kellelgi on samad probleemid näiteks, et mingi suvel on nohu, näiteks nagu mul, ma söön piimatooteid ja mul läheb lihtsalt nina täiesti lukku, lukku võid kinni. Seega, kui kellelgi on mingid sümptomid on ju, ja te ei oska nagu täpselt aru saada, kus või milles see probleem võib olla, siis minge käige arsti juures ära, tehke test, on ju, vaadake, kas teil on piimatoodetega, kusjuures need histamiini sisaldavaid ja histamiini vallandavaid, histamiin on meie kehas juba olemas, on ju, osad toidud on lihtsalt rikkad histamiini poolest ja osad toidud vallandavad neid, on ju, seega tasuks järgi siis
teha analüüs ära ja vaadata, kas teil on sellega mingi probleem või mitte ja siis peale seda tegelikult vaadata oma toitumist hoopis teise pilguga, on ju, mis teil siis, kas siis nagu mis toitu te sööte, mis on istamini rikas või siis millised toidud vallandavad neid ja kas te sööte neid toite ja väga lihtsalt saab niimoodi näiteks, kui kellelgi on sama probleem, ma tean paljusid inimesi, kellel on see limaskesta probleem, on ju, kui nad söövad piimatooteid. Ja seda on ka mujal, näiteks tatlites ja tomatites, avokaadodes on ju, et seega te peate enda jaoks nagu selgeks tegema selle, kas teil on see probleem ja siis kas te sööte neid toite, mis vallandavad seda või te sööte neid toite, mis on rikkad selle poolest ja siis soovitavad loobuda, sest siis te nagu päästate sellest probleemist, kas ma piimatoiteid üldse söön veel, muidugi söön, aga ma hoian seda miinimumi peal, sellepärast et ma ei taha, et mul oleks nohu 24/7, 365, varem see oli niimoodi mitu aastat. Nii, siis Piret Põld küsib veel seda ka, et kas toitumiskavas võiks vaarikate asemel ka kirsse kasutada. Kindlasti võib ja tegelikult kui te tahate asendada siis vaarikad näiteks kirssidega, siis põhimõtteliselt see asendus võiks tulla täiesti üks-ühele, sellepärast et see vahe, mis nende toiteväärtusel on, see on niivõrd väike, et see tegelikult ei oma mitte mingit rolli. Kui te tahate seda kogu aeg teha, ka siis tegelikult mingit vahet ei ole, sellepärast et see on niivõrd ohutu tegelikult, et me räägime kirssidest ja vaarikatest, et mis ohtu siin ikka olla saab, on ju. Nii, Camilla küsib minu käest, et paljud toiduained, koogid, tordid, salatikastmest ja nii edasi, küsin, et paljud toiduained, koogid, tordid, salatikastmed ja nii edasi, et toodete peal koostisosad tundub selline jama ja keemia, millest need siis koosnevad. Ja kas ma soovitan ökotooteid ja ökopoode? Jube hea oleks teada, millest sa täpselt räägid, aga jah, kui need on ikkagi sellised tooted, kastmed või koogid, tordid, no sealt on juba suhkur sees, on ju, et sealt me juba panime tegelikult asja paika, et ei ole väga mõistlik neid süüa tihti, kindlasti mitte ja võimalikult harva, on ju, isegi iganädalane söömine ei ole tervitatav nähtus kindlasti, et tegelikult väga lihtne on see, et kui siin nagu konkreetselt huvitab, mis asjad need on, siis kuna see oleks võinud mulle täpsustada, ma saaksin vaadata kiiresti, on ju, mis see on ja siis anda sulle konkreetse vastuse, aga kui sind huvitab, siis tegelikult sa saad ise ka järgi vaadata ja ma olen palunud mõnel inimesel ka seda teha, kui nad söövad igasuguseid imeasju, siis ma ütlen lihtsalt teinekord võta ja vaata, mis asi see tegelikult on. Ja siis on hakanud tulema sellised asjad, et neid ühendeid kasutatakse mingites igasugustes imelikus kosmeetikas ja lõhnades ja asjades, et pole mõtet neid asju endale sisse süüa. Ja kas ma soovitan ökotooteid, ökopoode, ökotooteid, miks mitte, aga ökopoode ka, miks mitte, aga kas ma seal kogu aeg käin, ei käi, teatud tooteid ainult tegelikult käin ökopoodidest ostmas, milleks on siis üks lihtsalt kakao, mis on välja kujunenud lemmik juba mitu aastat. Näiteks selline asi. Nii. Siin oli üks küsimus veel õli kohta, ma kohe proovin selle üles leida. Ühesõnaga linaseemne õli kohta küsiti, ma mäletan nii palju. Linaseemne õli praadimiseks ma olen ühe korra kunagi teinud seda ja number üks asi, mis mul kohe meelde sellega tuleb, on see, kui ma seda ise kasutasin, oli see, et see oli ääretult ebameeldiva maitsega. Maitse asi, kui kellelegi maitseb, siis ärge palun võtke seda praegu tõsiselt, mis ma ütlesin, minul lihtsalt ei maitsenud see absoluutselt. Ja üldse see õli on minu arust kõige parem, kui ta on külma maitsega teatud toitudega. Ja teine asi on siis see, et linaseemne õlil on hästi madal suitsemispunkt. See tähendab seda, et sa selle õliga tegelikult panni peal praadides tõuseb need temperatuurid sinna ikka üle 200 ilusti, aga see juba hakkab suitsema seal alla 200 kraadi pealt, on ju. Seega, kui see õli nüüd suitsema läheb, siis tekivad seal see õli, ütleme, kõik, mis see hea on, see nagu hakkab justkui nagu oma kvaliteeti kaotama ja siis hakkab seal tekkima, siis lõpuks, kui see suits tuleb, sellest siis tekib, ma pean tunnistama ausalt, mul on see nimi natuke meelest läinud, sellest siis tekib üks ühend, mis siis tekitab seda suitsu ja seda enam siis süüa ei ole kindlasti hea. Nii et olenevalt, mis õli te tegelikult kasutada tahate, minul endal on lausa umbes 5 erinevat õli kodus, mida ma siis erinevatel kordadel, näiteks ahjus ma kasutan ühte õli, näiteks panni peal teist õli on ju, osast õlisid ma tegelikult ei kuumutagi, see on üldse külmalt on ju, aga millega ma kuumutan on kookosrasv, viinamarjaseemneõli ja riisiõli ja
haruharva, kui mul meelde tuleb see avokaadoli pudel sealt tagant võttes, ma kasutan ka seda. Nendel on sellised kõrgemad suitsemispunktid, seega need, kui ma praen midagi on ju pikemalt näiteks või suurema temperatuuriga, näiteks muna ma teen väga madalal temperatuuril, munadega tegelikult ma ei kasutagi õli, mõnikord panen kookosrasva, aga ühesõnaga, kui te praete, oleneb mida te siis teete, tuleks kasutada tegelikult sellist õli, millel see suitsemispunkt on siis võimalikult kõrge. On ju? Ja linaseemneõlil see suitsemispunkt on pigem isegi madal, ma ütleksin. Nii, ma nüüd vaatan siit siis, mõned küsimused on veel tulnud. Nüüd siis need vanad küsimused peaks saama vastatud, kui ei ole vastatud, siis pange mulle palun uuesti see ja vabandan ja vastan uuesti. Nii, Sandra küsib, mida te arvate proteiinipatoonidest, kas neid pigem süüa hädaolukorras? Ma ütleksin, et jah, neid võiks süüa pigem hädaolukorras. Ja täpselt see ongi selline hädaolukorra toit on ju. Need proteiinipatoone tegelikult saab väga edukalt ise ka teha, kui te võtate lihtsalt sellised valgurikkamad pähklid näiteks ja siis segate neid mingite kuivatatud puuviljadega, aga pahatihti, mida ma olen avastanud ka valgupatoonides on maitse tugevdaja, igasugused tehisained, suhkruasendajad on ju, need kõik ei ole jällegi nagu mõistlik asi süüa. Seega ma pigem jätaks need hädaolukorra toiduks ja sööks neid siis. On ju. Ja muidugi valge suhkur on seal ka näiteks sees, glükoosisiirup, no, kõik see jama kahjuks, mis ei ole meile hea. Ja kui te tahate valgupatoone, siis ma võin need ise valmis teha retsepti, kuigi ma tegelikult tegin ja kui sa tahad, Sandra, proovida, siis kui sa guugeldad praegu või vaatad mu blogist energiapallid, ma panin vist selle nimeks ja seal on siis tatlite, kõrvitsaseemnete ja vist mandlipuru panin ka, nii et seal on tegelikult valku ka, on ju, küll rohkem süsivesikuid, aga selline, kui sa sellest teed näiteks batooni või siis pallikujul sööd, on ju, siis see on igal juhul parem asi süüa, kui siis need igasuguseid aineid täis valgubatoonid. Ma omal ajal siin sellist, millel oli maitse tugevdaja ja igasuguseid asju veel, et tol ajal mul peavalud ka, et siis ma arvan, et see oli kindlasti, kuna ma neid palju sõin, et siis kindlasti põhjus võis seal leiduda. Nii, Liina küsib. Eelmine nädal rääkisime suitsetamisest. No olen 4 päeva ilma ja mis ma teen? Elan põhimõtteliselt külmkapis. Miks tekib kohe isu? Nii, nüüd siinkohal räägiksin inimestest, kellega ma olen samamoodi kokku puutunud ja see võib-olla ei kehti sinu kohta, aga paljud inimesed hakkavad sööma selle pärast, et nad on kuulnud, et keegi kuskil on sööma hakanud ja siis tekibki see isu. Ehk siis see on nagu, kuidas öelda, ette kujutatud, on ju. Ja küsiksin siinkohal, Liina, sa võid mulle kommenteerida oma vastuse, panna, et kas see järgmine toitumiskava, sellepärast et isud kombineeritud siis sellega, et kui sa juba nagu oled kuulnud, et tekivad isud ja kombineerida veel sellega, et see tegelikult võib-olla ei toitugi tervislikult või õigesti või siis paremini, kui sa praegu seda teed, siis võib ka see olla sellest põhjustatud. Aga kõige suurem, mis ma olen paljud inimestega kokku puutud, kes suitsetavad ja kes selle maha on jätnud, siis nemad lihtsalt panevad selle teadmise pealt, et see isu, mis sellest suitsetamisest tekib, nad on kuulnud, et nii see on ja nad peavad juurde võtma. Ma olen inimest öelnud lihtsalt, ära tee sellist jutust välja, ära pane tähele, toitu normaalselt, ära mõtle nende isude peale ja see läheb iseenesest üle. Ja see on päriselt. Kellelgi on vastuväited, palun väga, andke teada mulle, aga ma ei tea, kuidas sellele vastuväiteks panna, sest ma tunnen neid inimesi isiklikult, osad käivad mul siiamaani trennis ja mitte keegi, kes on maha jätnud, ei ole sellest juurde tegelikult võtnud ja mingid ebanormaalsed isusid tulnud küll. Aga võib olla erandeid ja ma kindlasti tahaksin teada, mis need siis on ja kes need siis on. Nii, siin võrreldakse sellise asjaga nagu Halloo Kosmos. Ma kahjuks pole kuulnud seda saadet, aga ma loodan, et nad kuskil netis järelkuulatavad ja keegi, kes teab, võiks näiteks kirjutada, kus ma seda järelkuulata saaks. Et ma olen seda mitmest kohast kuulnud, et huvitav saade on ja ma hea meelega kuulaksin ka. Ja küsimus, kas keefir või pigem talupiim?
Okei. Et Anna-Mari, kui sa ei kuulnud enne, mis ma siin histamiinist ja piimatoodetest ja siis sellest allergiast rääkisin, siis tegelikult ma ütleksin, et pigem talupiim. Aga kui sul on mingidki allergiad või mingid sellised kerged tervisehädad, eriti kui sa oled piimatooteid tarbinud, siis ma ei soovita mitte kumbagi. Ja kui sul on kõik korras, siis võid küll. Mida tarbida suhkru asemel? Suhkru asemel on meil väga palju variante. Kui sa tahad sellest valgest suhkrust nüüd räägida ja sellest loobuda tahad, siis sa võid kasutada mett, kookospalmisuhkurt või puuviljad on väga hea variant. Mina isiklikult saan nende 3 asjaga väga ilusti hakkama ja mingil muul kujul veel suhkurt tarbida, ma ei tea, olgu see siis vahtra siirup või mina isiklikult ei vaja rohkem midagi muud, sellepärast et see suhkru ja magusa sõltuvus on selline keeruline. Kuivatatud puuviljad maitsevad mulle ka. Ja nii. Jah, aga kui sul mesi otsa saab, siis osta jälle mett ja siis sa ei pea suhkurt võtma kasutusele. Nii. Karolin küsib, et tervist, liitusin teie kavaga just mõned minutid tagasi. Uurin, et mis kellaks on järgmise päeva menüü üleval või ma lihtsalt ei leidnud. See menüü peaks olema sul tegelikult kohe saadaval. Seega võib-olla sa proovid uuesti. Ma loodan, et sul mingit süsteemirikat ei ole, mida aeg-ajalt tuleb muidugi meil ette. Aga menüü peaks sul ikkagi kohe olemas olema. Lihtsalt sa täna nagu alustada ei saa, aga homset päeva ja sealt edasi sa peaks juba täiesti nägema. Nii et proovi veel ja kui see probleem ei lahene või sa ei näe midagi, siis kindlasti anna meile teada sellest ja me lahendame selle nii kiiresti kui võimalik. Nii, Helena küsib, kui panen kohvi sisse suhkru asemel mett, siis kas see on ikka tervislik? No, kui sa kuuma kohvi sisse paned, siis see mesi nüüd natuke muutub, aga jah, ühesõnaga jah. Kui sa paned kuuma kohvi sisse, siis jah, mesi on jällegi see, mis kuumutamist võib-olla pole mõistlik seda väga kuumutada. Aga tervislik, ma ei tea. Kui sul juba kohvi on, siis ma arvan, et see mesi on seal väike asi, seega kui võimalik, siis võib-olla pigem sellest kohvist nagu loobuda. Võis teha kas või külm kohvi ja panna sinna näiteks mett sisse, mett ja kaneeli. Ma kujutan ette, et võib-olla see on päris hea maitsega isegi. Kuigi mina kohvi üldse ei joo. Tiiu Uusmaa kirjutab. Tere, kaalusin kunagi 120 kilo. Nüüd olen 75. Minu pikkus on 173,5. Mis on minu ideaalkaal? Teine mure. Ei suuda süüa peale maaoppi rohkem kui 100 grammi. On see okei? Tiiu. Sa oled maaoppi teinud. See on täiesti minu valdkonnast väljas. Aga sinu ideaalkaal selle pikkuse juures ei tahaks seda öelda, aga võiks mõned kilod vähem olla, aga kuna sul on see opp tehtud ja sul on see söögiküsimus ka, siis sa pead konsulteerima inimesega, kellel selles valdkonnas on konkreetselt ikkagi palju kogemusi või siis oma arstiga, et ma sel teemal kahjuks rohkem kaasa ei räägiks, sest ma ei ole sellega üldse tegelenud. Nii, Kadri kirjutab, et meega kohvi on nii hea. Super. Helena ütleb, on. Nii, ühesõnaga nüüd läheb kohvi teemaks läks ära. Eneli küsib, mis sa arvad Iconfit Meal Replacement kokteilide kohta? Kas on kaalu alandamiseks okei või siiski täielik keemiapomm? Ma ütlen sulle, Eneli, et ma ei tea nendest Iconfitide Meal Replacementidest mitte midagi, aga nii palju, kui ma neid teisi tootjaid ja tooteid tean, siis jah, need on ikkagi päris korralikud keemiapommid. Seega, kui sa tahad täpsemat informatsiooni, mis ma sellest Iconfitist arvan, siis sa võid täiesti panna mulle mingisugused lingid, ma saan täpselt vaadata, mis asjad need on ja ma võin teha kas või sellest mingisuguse lühikese arvustuse, et lihtsalt mitte arvustuse, vaid lihtsalt anda tagasisidet.
ma võin sulle kas kirjutada või siis miks mitte videot teha, kui inimesi on peale sinu ka veel, keda see huvitab, et siis miks mitte öelda kohe mitmele inimesele, mis ma sellest arvan. Nii, jälle natukene kohvi teema. Okei, nii. Sandra, proovi kindlasti seda retsepti ja võiksid ka teada, kuidas siis maitses, et näiteks võid mingi laheda pildi ka teha, et millised sa siis lõpuks otsustasid teha, kas tulid pallid või tulid batoonid, mis sa seal natuke muutsid, sa võid seda muidugi muuta ka retsepti, kuigi ma arvan, et sellisel kujul, nagu ta mul üleval on see juba väga maitsev. Ja austuseks peaks ise ka neid tegema, pole ammu teinud. Margit küsib, kuidas suhtuda kodus tehtud hoidistesse? Seljanka, kuidas töötada kodus tehtud hoidistesse? Mida see hoidis tähendab täpselt? Aga ütleks nii, et kui sa sinna sisse suhkurt ei pane, siis ma arvan, et see võib isegi täitsa okei olla. Ja näiteks hoidised, näiteks kui tehakse näiteks hapukurki või hapukapsed, seal on jällegi seda histamiini, seega kui sul jällegi mingisugused tervisehädad, siis jällegi kontrolli see histamiini asi tee endale selgeks on ju, ja vaata, et sa ei söö siis neid hoidiseid ja asju. Just nimelt ongi marineeritud soolatud kurk on ju, et kui kontrolli üle on ju, et sulle see kõik sobiks on ju, ja siis kui kõik korras, siis võid julgesti neid süüa, aga proovi see niimoodi, et sa suhkurt ei kasuta. Nii. No nii, Ergo küsib, kuidas saaks teha majoneesi, mis on ka tervislik? Väga lihtne, mine mu kodulehele või siis praegu pane Google'is sisse Erik Orgu majonees ja ongi kõik, sul on vastus olemas. Nii lihtne see ongi, täpselt jälgi seda retsepti, mis sa teed. Ja nüüd mul tuli tegelikult üks asi veel meelde, ma natukene nüüd lähen ajas tagasi, et Camilla küsis nende salatikastmete ja kõikide asjade kohta, minu arust on kõige mõistlikum üldse kõiki neid asju ise teha ja näiteks siinkohal majoneesiga tuli mulle ka meelde, et kui ma tahangi mingit küüslaugu-kastet või mingi tšilli või kas või näiteks lõhega ma tegin wasabi majoneesi ma teen ise selle põhja valmis on ju, kui sa tahad ürdikastet, sa pane sinna sisse, sõna otsa mõttes need asjad, mis sulle maitsevad, näiteks tüümiani ja ma ei tea, sidrunit näiteks on ju, või siis pähkliõliga paned see asja seal mingid asjad tšilli, et siis sa võid kõiki need asju ise ka teha ja majoneesi, täpselt samamoodi majonees, mina olen tavaliselt naturaalse, kui ma tahan mingisugust nüüd teistsugust, tahan mingi peterselli majoneesi või mingit salatikastet teha sojaga kas või miks mitte on ju, siis ma panen lihtsalt selle majonees, see on nii neutraalse maitsega tegelikult, et ma panen sinna sisse, kas või pigistan sidrunit sinna sisse, on ju, et sa võid kõik need asjad ise valmis teha ja ma olen päris paljude asjade peale mõelnud, nii et tasub vaid Google'isse kirjutada Erik Orgu ja siis sinna otsa näiteks, mida sa konkreetselt näiteks otsid, on ju, salatikastmed on pandud mul üles, majonees on pandud üles, ketchup on pandud üles, seda küsiti siin ka, et paljusid asju on. Nii, Kalli küsib paar klaasi valget veini õhtuti. Ega seda takistada ei saa, on ju. Aga kui sa piirdud, kui sa võimalikult harva, väga raske küsimus, ühesõnaga, kui sa võimalikult harva seda teed, siis ma arvan, et ei ole hullu. Sa pead vaatama muidugi seda, kuidas üldine toitumine on, mis su eesmärk on, kas sa oled oma eesmärgi saavutanud, kas sa liigud selles suunas, kas see tuleb raskelt, on ju, ja siis vastavalt sellele ma soovitaksin oma veiniõhtuid reguleerida, et kui see eesmärk on käes ja kui ta ilusti säilib, siis ei ole väga probleemi sellest, aga niipea, kui sa tunned, et see hakkab nagu käest ära minema, et siis hakkavad lisakilod tulema või enesetunne või uni läheb halvaks, on ju, siis ma soovitaksin kohe seda veiniõhtuid natukene harvem pidama hakata. Nii, Kadri küsib puuviljasuhkur, küsimärk, mida täpsemalt, mis sind huvitab, et kui sa sööd puuvilju, saad sealt puuviljasuhkurt ja sa teed seda mõõdukalt, ehk siis sa ei söö väga palju puuvilju, sest ma tean ka inimesi, kes on söönud väga palju puuvilju, väga palju marju, üks inimest olen mina, kes on juurde võtnud, seega ega nendega tasub ka tegelikult piiri pidada, on ju, aga igal juhul parem kui mingisugused šokolaadid ja proteiinibatonikesed, mis on juba valmis tehtud, pakendatud ja säilivad mingi, ma ei tea, mitu aastat, et selles suhtes jah, pigem siis juba puuviljad, kus on puuviljasuhkur.
Eveli küsib, tere, kas on mingeid reisiretsepte, kui ei ole tavapäraseid toidu valmistamise võimalusi, aga räägi mulle täpsemalt, mis võimalused sul on, sest mingid võimalused ikka võivad olema, kui sul juba tegelikult tuli on olemas, siis sa saad sisuliselt kõiki asju teha ju. Mitte muidugi kõike, majoneesi sa tulega ei tee, on ju. Aga kui sa tahad midagi küpsetada, siis võimalused on olemas täiesti. Seega ma arvan, et reisil olles võikski tegelikult toituda võimalikult nii-öelda ürgselt, ütleme siis niimoodi. Et mulle igal juhul jaanipäeval oli väga lahe, et sai kõik asjad tule kohal valmis teha ja hoopis teine maitse oli ja nii hea oli sellest tavarutiinist välja tulla. Mulle meeldib mu tavarutiin ka väga, aga sellest välja tulla aeg-ajalt millegi muu ja uue huvitava peale on ka väga positiivne. Aga kui sa tahaksid, et ma täpsustaksin nüüd oma üldist vastust, ma saan aru, et see üldine on ju, siis ma teeksin seda hea meelega, kui sa lihtsalt natukene mulle täpsustad, mis võimalused sul siis on ju. Aga keeta, praadida, küpsetada, tegelikult kõik need asju saab reisil teha, kui sul on tuli olemas ja ma eeldan, et tuli on, sest see on suht lihtne tänapäeval tekitada. Olgu see siis lõke või gaasi peal, et kuidas iganes sa otsustad seda teha. Mina soovitaksin muidugi tuld, sellepärast et see maitse, mis sealt tuleb, on ikkagi väga hea. Nii, Kristi küsib, kas toitumiskavas võiks kaera ja riisihelveste asemel teisi helbeid, näiteks rukki või neljaviljahelbeid või tatrahelbeid kasutada. Kui kogused on samad, mis menüüs, kas toitainete väärtus on oluliselt erinevad? Võid kasutada küll teisi helbeid. Tegelikult ei ole selles mitte midagi valesti, kui sa seda teed. Toiteväärtus kipub olema neil kõigil tegelikult suht ühesugune. Seal kindlasti on mingisugused mikrotoitained, mis erinevad on ju, aga need ei tohiks nagu mõjutada nii palju, et midagi olulist nagu muutuma hakkab on ju. Ja kui me võtame siin näiteks, ma ütlen ainuke asi, millega ma tuttav tegelikult ei ole, on neljaviljahelbed ja mis seal siis nagu lõppude lõpuks sees täpselt on, et seda ma ei tea kahjuks. Aga rukkihelbed, ma olen isegi rukkihelbe putru söönud, mis oli päris maitsev, mussõstardega vist oli, kui ma õigesti mäletan, nii et võib küll jah. Et ma peaks nad järgi proovima ja siis saan uus retsepte ka sellega lisada. Aga oluliselt erinev nende toitainete väärtus ei tohiks olla. Nii, Liina vist kirjutab mulle vastuse, kui ma nüüd õigesti mäletan ja kui ma eksin, siis vabandust, aga vist oli juttu suitsetamisest. Et ei toitu tervislikult tööl olles, ma päeval üldse ei söö, õhtul koju minnes söön, olengi hädas toitumisega. Kahjuks läks kõik su jutt suitsetamisest kaduma, miski jooksis kinni. Aga ma arvan, et sa saad seda järgi vaadata. Aga näed, seda ma tegelikult kahtlustasin, sellepärast, et olen ka nende inimestega kokku puutunud, kes siis ütlevad, neil isud tulevad ja kui need, nagu ma ütlesin, need kaks asja omavahel kombineerida, ehk siis mitte tervislik toitumine ja suitsetamisest see teadmine siis, et ma nüüd hakkan juurde võtma ja mul tulevad isud, see on kõik selline alateadlik, mis on nagu paljud hirmud ja asjad on, mis pole üldse päris, on ju. Seega, kui sa nagu sellele mõtled, siis mõtled, et nii on ja ütled endale, et nüüd mul ongi isu, siis see tulebki, on ju. Aga ma ütlen, reaalsus on tegelikult teistsugune, et kui ma olen inimestega rääkinud, siis ma olen lihtsalt lõpeta ära see, mõtle teistmoodi ja ongi kõik. Ja need inimesed, kes on suitsetamise maha jätnud, pole kasutanud mingid plaastreid, mingid erimetoodikud pole kasutatud, lihtsalt on maha jäetud, jah, natuke aega on raske, aga siis see läheb üle. Aga mis sind kindlasti aitab, Liina, on see, et kui sa hakkad tervislikult toituma, on ju. Et proovi kindlasti minu toitumiskava, ma loodan ja ma arvan, et see kindlasti aitab sind. Aga see, mis sul siin praegu kirjas on, jah, et päeval üldse ei söö ja õhtul koju minnes hakkad sööma, siis jah, et siis kipubki see toitumine käest ära minema ja süüakse tõenäoliselt valesid asju ka. Kui sa sööksid ainult tervislikku toitu ja päeval nälgid on ju, see ei ole ka hea kombinatsioon, on ju, et sa peaksid ikkagi sööma päeval ka, on ju, kui sul on söögiisu. Kui sul ei ole söögiisu, siis on hoopis teine lugu. Ma tean inimesi, kes söövad 1-2 korda päevas, on ju, ja rohkem ei taha ja ei vajagi, mis on täiesti, ma ei hakka ju vaidlema nende inimeste, kui neile niimoodi sobib, tervis on hea, kõik vorm on hea, mis ma ei saa midagi öelda selle peale. Aga sulle ma soovitaksin küll, et proovi ikkagi paremini. Nii, Ketlin küsib, mida teha, sporti ei tee, söön liiga palju. Ilmselge lihtne vastus oleks siis see, et hakka tegema sporti
kui sul pole mingisuguseid probleeme, miks sa seda teha ei saa, peale siis selle, et võib-olla ei taha, ei oska, on ju, selle jaoks on ka tegelikult võimalusi alustada rahulikult, küsida nõu, kui sa ise ei tea, kuidas see asi käib. Ja söön liiga palju, liiga palju võid sa süüa, liiga palju sa söö vähem, ma ütleksin, aga kindlasti on tähtsam toidu koguses see, mida sa sööd. Siis tuleb, millal sa sööd ja siis tuleb alles, kui palju sa sööd, on ju. Seega see toitumine ka korda, kui sa ise ei tea, kirjuta mulle või siis proovi mu toitumiskava, kõige lihtsam, kõige kiirem praegusel hetkel, on ju. Aga kui sul on konkreetsed spordi või siis söömisega mingid probleemid, sa võid alati kirjutada, et ma saan sulle nõu anda, et kuidas sa toimetada võiksid. Grete küsib, toitun teie toitumiskava järgi, vett joon 2 liitrit päevas, miks hoiab keha aeg-ajalt vett kinni, takistab kaalulangust? Siinkohal, Grete, ma küsiksin ja siinkohal sa võib-olla oled sellest teadlik, aga ma pean ütlema, et paljud ei ole sellest teadlikud, nimelt, et kui siis hakkavad päevad lähenema, see võib isegi kuni nädal aega ennem, ja paljud mul naiskliendid ei ole selle peale tulnud, et tegelikult see on sellest tingitud, on ju, ja siis see probleem laheneb ära, kui päevad on läbi või siis juba päevade ajal, inimesed on erinevad, on ju, aga mõnel on isegi nädal aega varem. Et mul isegi Londoni ajast ma mäletan, et ühel naisterahval oli niimoodi, et tal läks nädal aega ennem, ta hakkas kaal tõusma, läks natuke nagu paiste justkui mingit toitumisest midagi ei muutnud, aga jah, see keha hoidis vett kinni ja see hakkas tal juba nädal aega varem pihta, aga tal kadus see juba siis, kui päevad algasid, kadus see päris kiiresti ära ja siis kohe kaal kukkus mingi, ma arvan, et umbes 5 kilo isegi, mis on päris palju tegelikult. Nii. Tiiu küsib veel on mureks see, et peres on 9-aastane tütar, ma eeldan, ma loodan, et see seda tähendas, kes on 140 centimeetrit pikk ja kaalub 65 kilo. Käisime toitumise nõustaja juures, aga tal on mega suured söömissööstud. Kuidas neid piirata ja lasta aidata? Ta on koolis outsider. See on raske. See on tõesti raske küsimus, aga see kõik algab tegelikult sellest, et mida ta üleüldiselt ikkagi igapäevaselt sööb, on ju. Tuleks hakata seda toitumist korrastama, sellepärast nende isud ja söömissööstud on eriti suured. Muidugi ma saan aru, et emotsionaalne söömine, emotsioonid tekitavad ka sellist nii-öelda emotsionaalset söömist, on ju, kus inimene ei mõtlegi, vaid ta lihtsalt üritab siis nii-öelda toiduga oma tuju muuta. Aga kõik ikkagi algab sellest, et mida ta tegelikult sööb ikkagi. Sellepärast, et kui see on ebatervislik toit, siis tegelikult see ainult on kütus nendele ebatervislikele isudele. Seega see üleüldine toitumine peaks hakkama tal lihtsalt muutuma paremaks. Olgu see siis kas või ainult alguses hommikusöök või lõunasöök või õhtusöök, on ju, või siis mõnedel päevadel, aga see muutus paremuse poole peaks hakkama pihta ja siis on lootust see probleem ära lahendada. Enne seda ma ei oska öelda, mis see lahendus võiks olla, aga see toitumine peaks üleüldiselt paremaks hakkama muutma. Vot siin Svea kirjutab, et mesi kaotab oma tervisliku mõju kohvis, aga see selleks. Jah, seda ma ütlesin või seda ma vähemalt mõtlesin ka, et kui see tuli kuidagi muud moodi välja, siis minu viga. Aga jah, see selleks. Arvatavasti liitun teiega, aga kardan, et mott kaob ära ja trenni mulle pole kunagi meeldinud teha. No okei, rattaga jah, sõidan 3-4 korda. Ma pean kohe panema siin 3-4 korda nädalas ja muruniidan ka paar korda nädalas. See on jah. Natuke naljakas, mitte halbas mõttes. Lihtsalt, mis teha? Kardan, et nagu ei saa hakkama või ma ei teagi. Suitsetamisest nii palju, et oleneb inimesest, mis ta ikka suhu paneb. On inimesed, kes on läinud paksuks, aga kuidas on grillimine näiteks barbecue kaste? Nii. Okei, ühesõnaga, sa kardad, et mott kaob ära, kui sa hakkad trenni tegema. Alguses sul on vaja trenni suhtes, sul on vaja distsipliini.
tegelikult motivatsioon on hoopis midagi muud, aga mida sul vaja on distsipliin. See tähendab nüüd seda, et võib-olla mingil hetkel sa pead esiteks distsipliini enda jaoks meeldivaks mõtlema, ütlen seda kohe, et distsipliin ei ole range ja paha asi tegelikult. Distsipliin on väga meeldiv, kui sa enda jaoks selle meeldivaks teed. Aga sellega võib natukene aega minna. See tähendab seda, et kui sa tahad nüüd trenni hakata tegema, siis sa lihtsalt hakkad seda tegema. Alusta vaikselt, alusta rahulikult, näiteks 2 korda nädalas ja väikene aeg või siis 1 kord nädalas kasvõi, mis iganes, millega iganes sa alustad, võta rahulikult, on ju, ära hakka kohe rapsima. Ja siis sa lihtsalt teed seda, aga sa pead kindlasti tegema sellist asja ka, mis sulle meeldib. Rattaga sõit on väga okei, kui sa tahad seda teha. Sa võid, ühesõnaga valid selle, mis sul on ja sa lihtsalt hakkad seda tegema ja mingi aja pärast see saab osa sinu distsipliinist, on ju. Ja see on positiivne asi ja sa pead looma positiivse emotsionaalse sideme oma distsipliiniga. Mõtle näiteks selle peale, et kas sul on mingisugune soov, mis võiks täituda selle tagajärjel, kui sa teed trenni, tunned ennast paremini, näed parem välja ja siis keskendu sellele, et sa hakkad seda saavutama, aga kindlasti veel kord ma ütlen ära, see trenn, mida sa teed, peab sulle meeldima. On ju, ei tohi, mitte, ma ütleks ausalt, jah, ei tohi tegelikult teha sellist trenni, mis sulle ei meeldi, sellepärast, et kui see on vastumeelne sulle, see ei ole jätkusuutlik. Sa võid seda teha isegi, mõni inimene võib teha seda isegi mitu aastat, on ju, aga siis hiljem on nii vastumeelne kogu see trenni valdkond, on ju, et siis ei tehta üldse trenni ja siis tekivad juba teistsugused mured, on ju, ülekilode või siis tervisehädade näol. Siin sa kommenteerid suitsetamist ka, ma siinkohal selle kohta praegu ütleks mitte midagi. Aga kuidas on grillimine ja näiteks barbecue kaste? Kui sa sinna grilli peale paned õigeid asju, ehk siis ise marineeritud lihad näiteks, jällegi tehtud siis võimalikult paljude naturaalsete toorainetega, ehk siis need poeasjad enamasti, mis on täiesti jubelist, mis toimub, et keegi võiks teha nüüd mingi normaalse asja või siis kas või mingid grillkastmed, aga näiteks kui sa tahad grillida, siis minu soovitus üldse grillimiseks on tegelikult niimoodi, ma ei tea, kas sa seda kuulda tahad, aga ma räägin ikkagi, sest mulle meeldib sellest rääkida. Et kui sa teed marinaadi lihale valmis, tee niimoodi, et sa jagad selle marinaadi enam-vähem pooleks ja pool sa võid jätta nagu lihale, ehk siis marineerid liha sisse, lased natuke seista ja pool jätta täiesti niimoodi, et sa jätad siis selle kuhugi kaussi või pudelisse ja selle sa paned liha peale siis, kui sul on liha tulelt ära võtnud, on ju, see tõenäoliselt ma soovitaksin teha võimalikult tervisliku õliga seda marinaadi ikkagi, ma ei tea, kas või näiteks avokaadoliga, mis iganes sul maitseb, oliivõli näiteks sobib ka väga hästi. Ja siis selle ülejäänud poole sa segad nende kuumade lihatükkidega ära, on ju, siis sa ei kahjusta seda õli nii palju ja kõiki teisi asju ka, mis sinna paned. Näiteks sa paned sinna ürte, chillit või mida iganes, on ju. Kui sa selle läbi kõik põletad, on ju, siis jällegi see, kus ma ütlen, selle toitaine väärtus läheb alla, on ju, kvaliteet muutub, mitte paremuse poole kahjuks. Seega siis sa paned selle teise poole, paned sinna ja see maitse on ka minu arust oluliselt rikkalikum, sest kui see kõik saab natukene kuuma, on ju, kuuma lihatüki näol, siis see maitse jääb palju paremaks. Ja siinkohal nüüd sa küsid barbecue kastme kohta. No need barbecue kastmed on ju enamasti teada tuntud sellised suhkrupommid, seega selle kohta ma ei ütle midagi positiivset kahjuks. Aga kui sa tahad ise barbecue kastet teha, siis sa võid ka seda niimoodi teha, et on olemas need väiksed, ma ei mäleta seda nime, mingi teatud, ma olen toon külmkapis, ma näitan kohe. Nii, tagasi. Ühesõnaga, mida mina kasutan, on see. Näevad kõik, jah? Nii. Ma ei tee mingit reklaami, ma just ütlen, reaalselt mina kasutan seda. Ja mida ma olen teinud on see, et kui ma teen mingit õlimarinaadi, ma tahan barbecue kastet teha, või ma näiteks olen barbecue majoneesi ka teinud, see on natuke terav ka, on ju, aga sellel on niivõrd tugev maitse, seda ei pea üldse palju panema, on ju. Ja panen selle sinna sisse, on ju, ja siis saabki sellise mõnusa barbecue maitse. See on natukene teistsugune, see ei ole see suhkrupomm, see ei ole see magus, see ei ole see rikkalik, on ju, mida süüakse, aga minu arust see on väga maitsev, nii et ma soovitan proovida ära see ja kui sa tahad, siis kui see sulle sobib, on ju, siis sa võid seda kas või niisama süüa, ma mõtlen, panen näiteks liha peale, on ju, ja kui sa tahad mingisuguse barbecue kastme teha, siis paned seda näiteks õli sisse, mida ma olen teinud ka mitmed korrad ja sobib ka väga-väga hästi. Nii, siin tuleb palju aitähsid.
Margit küsib, kas mett tohib süüa, kui on soov alla võtta? Muidugi võib, aga tuleb piiri pidada selles mõttes, et sa ei saa seda mett endale väga palju sisse süüa, sellepärast et ikkagi kaloreid on palju, süsivesikuid on palju ja kui sa tahad alla võtta, siis sul peavad kõik need asjad olema õiges tasakaalus, aga samas kui sa sööd palju mett, siis see juba ütleb kõik, et sa sööd midagi liiga palju, on ju, siis see võib takistada sind. Aga jällegi tulen oma toitumiskava juurde tagasi, on ju, seal on paljud toidud meega koos, on ju, ja niimoodi saad mett süüa, magusat maitset tunda ja kaalust alla ka võtta, miks mitte. Nii, Jaanis küsib, mida süüa, kui pole võimalus pidevalt kodus süüa teha, ehk siis mida saan poest osta ja kohe süüa toidukorrana? Nii, ma ei tea, kus kandis sa pärit oled, Jaanis, võib-olla sa täpsustad seda, aga esimese asja, mis ma kindlasti soovitaksin, mida ma eile kasutasin 2 korda lausa, kuna tõesti tulin hommikul kodust välja ja ei sattunud koju tagasi enne, kui õhtu oli käes. Salatisaared, mis on suurtes toidupoodides, Tallinnas vähemalt, Rimis, Prismas olen mina võtnud ja siis valmislettidest võib ka muidugi võtta ja kasuta seda salatisaart, on ju, ja paned sinna need asjad, mis sa tahad panna ja eelmine nädal ma avaldasin 5 retsepti, mis võiks kokku panna, on ju, et sealt salatisaarest päris kõiki asju ka tasuks võtta, on ju, need ikkagi, mis on nagu mitte nagu, vaid need asjad ikkagi, mis on naturaalsed, on ju, lihad ja asjad, et seal on ka igasugust purgi asju ka pannakse, aga vaata, ma eelmine reede tuli välja, panin 5 retsepti ja näiteks neid asju sa võid tegelikult kodus ka ju valmis teha. Nii, Svea, aga tuleks veel tagasi tegelikult Jaanise juurde, et mis sa võid veel vaadata, on see, et ma panin välja tervisliku ostunimekirja täiskasvanutele ja miks mitte ka vaadata laste oma. Seega, kui sa paned Google'isse Erik Orgu tervislik snäki nimekiri, oli vist, et siis paned siis täiskasvanutele või lastele, on ju, et seal on ka tervislikud kombod. Ehk siis praegu sa saad vaadata 2 asja, kas siis seda salatisaare retsepte või siis minna ise teha oma äranägemise järgi seal midagi, või siis sa võid vaadata neid ostunimekirjasid, mis ma olen pannud, snäki nimekiri, on ju, ehk siis lähed poodi ja võtad siis sealt need asjad, mis ma olen sinna kirjutanud, seal on ka tegelikult ikkagi päris pikk nimekiri nii-öelda erinevad kombod, on ju, et see kõhu saad täis ja mis veel tähtsam sellest, et kõhu täis saad, on see, et sa saad keha ära toita. See on veel tähtsam tegelikult, sest tegelikult me peamegi sööma mitte, et kõhtu täita, vaid keha toita. Nii et ma loodan, et sellest vastusest oli abi. Svea on tagasi küsimusega. Kas oleks võimalik selline asi, et mehel olemas toitumiskava, et ehk paneks selle nagu oma vahel nii-öelda vähem sobitama ja saaks nagu koos teha asja? Ma vist seletasin keeruliselt. Jah, tegelikult küll. Ma ütlen ausalt, et mul on siin paar mõtet, mis olla võiks, aga äkki, kuna ma olen siin veel umbes 20 minutit, äkki sa võtad rahulikult ja kirjutad oma küsimuse uuesti, natukene selgemalt, on ju, ja ma siis vastaksin. Ja kui sul on keegi kõrval, siis see teine inimene, sa võid teised inimesed enne küsida, et ikka kindlasti see arusaadav oleks, sest ma arvan, et ma tean, mis sa küsisid, aga ma ei hakka siin niimoodi suvaliselt vastama, et paneme palun see küsimus uuesti ja siis proovime uuesti. Helari küsib, kuidas saada lahti magusa soovist ehk magusa isust? No see oli minu lisa praegu siia. Kõige lihtsam, sa pead oma toitumise korda saama, ehk siis sul peab olema tasakaalustatud toitumine, kus sul on valgud, rasvad, süsivesikud, kõik õiges tasakaalus sinu jaoks sees, on ju. Ja kui sul on, ütleme niimoodi, kui sa oled oma toitumise korda saanud, muidugi seda ma saan kindlalt öelda ainult siis, kui sa järgid minu toitumiskava ja sul on ikka magusa isu, siis lihtsalt tuleb sellele magusa isule öelda ei seni kaua, kuni ta lihtsalt ära läheb. Ja ongi kõik. Et muud varianti, lihtsalt magusa isule ei tohi lihtsalt järgi anda ja ongi kõik. Nii lihtne, aga samas nii raske see ongi. Maili küsib, kas Spelta helbeid võib kasutada? Ma eeldan, et sa neid juba kasutad, seega kui sul tegelikult on kõik korras, on ju, jällegi kõhuprobleeme pole, mingid muid probleeme ka pole, ehk siis sa ei kurda justkui millegi üle, on ju, ja siis Spelta on ainuke asi, mis sa siis
kasutad selline helveste valdkonnast, siis miks mitte? Midagi halba nendest kindlasti ei ole. Ma olen speltajahost küpsetisi söönud ja täitsa okeid on, kuigi minule natukene tekitab kõhule sellise imeliku tunde. Rosanna küsib, mida teha, kui üldkaal on hea, okei, kuid kõht on ikka ees, punnitab? Üks variant on muidugi natukene toonusest väljas kõhulihased. Seega, kui sul on tõesti niimoodi, et sul kõht punnitab, mida ma olen ka näinud, siis on lihtsalt üks variant see, et hakata tegema õigeid kõhulihaste harjutusi, mis selle kõhu siis natukene, kuidas ma ütlen, toimib nagu korsetina, ütleme siis niimoodi. Üks variant on teha plänki, aga seda õigesti teha, sellest me peaks lausa õpetusvideo tegelikult tegema, kuidas seda teha, aga on ka teisi kõhulihaste harjutusi. Seega, kui sa kõhulihase harjutusi ei tee, siis sa võiksid proovida, kuidas neid teha, just sellised, kus sa nagu hoiad kõhtu, on ju. Et sa hoiad kõhulihast pingul. Ja üks asi on muidugi ka, mis on väga tähtis, on see, et vaadates su puuse tasandist. Aga see on väga huvitav teema, kui sa saaksid, Rosanna, äkki kirjutada mulle täpselt, kui palju su kaal on, pikkus ja kuidas selle kõhuga siis lood on ju, ja mingisugune pilt oleks ka tegelikult suureks abiks, siis ma võin sulle kohe öelda, et kas seal on tegu siis keharasvaga ikkagi või siis mitte. Ja teine asi on, et puusade asend on väga tähtis, et kui mõne inimestel on puusad ettepoole kaldus, ma loodan, ma seda õigesti ütlesin, kui keegi spets vaatab, tahab parandada, siis pole väga, siis tegelikult, ehk siis selg on liiga nõgus, siis vajub see kõht just ka ette, aga ka seda saab tegelikult õigete harjutuste ja venitustega parandada. Aga ma arvan, ma võiks sellest tegelikult isegi video teha, sellepärast, et ma näen seda üpris tihti. Grete küsib, kui lõunat pole võimalik teha ja kaasa võtta, kas sobib asendada toit kodujuustu ja singiga või mida veel oskad soovitada? No mina paneksin niimoodi, et kodujuustu ma singiga ei paneks kokku, vaid ma teeks niimoodi, et ma paneks kodujuustu, ma paneks siis näiteks kas siis puuviljade või köögiviljadega kokku ja kui on soov mingit liha süüa, siis jällegi paneksin selle mingisuguse salatiga pigem kokku. Et see peaks nagu suht kirg olema ja singi asemel võib olla, ma ei tea nüüd, millist sinki sa silmas pead, on ju, sest neid on ka ju väga palju erinevaid ja osad neist absoluutselt võivad maitsvad olla, on ju, aga tänu sellele näiteks, et see on suhkur või siis maitse tugevdajad sees, seega neid ma kindlasti ei soovitaks. Aga mida ma soovitan on see, et salatisaar kõige lihtsam, aga seega oleneb, kus sa töötad, on ju, aga sa saad väga, väga edukalt, sealt saab väga maitsva salati kokku panna. Nii, Heli ette kirjutas, olen juba alla võtnud peaaegu 10 kilo, mis võiks magusa asemel süüa? Ma eeldan, Heli ette, et sind kiusavad magusaisud, seega sul on vaja see üldine toitumine korda saada, et sul oleks kindlasti kõik toitained seal olemas, midagi ei oleks puudu, midagi ei oleks liiga palju, on ju. Ja see magusaisu, see suhkrusõltuvus, nagu te näete, neid küsimusi on täna juba väga palju olnud, see on tõsine asi. Suhkur ei ole lihtsalt mingisugune asi, see on toiduaine, on ju. See on toiduaine, mis tekitab sõltuvust. Sellest suhkrust saab niimoodi vabaks, kui sellest lihtsalt loobuda, on ju. Kui sa tahad seda aega-ajalt ikka tarbida, mina mõnikord ka söön suhkruga tooteid, on ju, aga sa pead olema nii tugev ja see asi peab olema nii kontrolli all, et see ei hakka sind jälle sinna, kuidas ma ütlen, suhkrurongi peale, siis sa ei hüppa, et sa jälle oled seal rongi peale, sa ei saa sealt kuidagi maha. Ja magusa asemel puuviljad, marjad, praegu kõik need asjad on ole, puuvilju pole, puuviljad on poes, on ju, et marjad, söö lihtsalt marju ja kindlasti söö tervislikke värskeid salateid, kus on liha, rasvad ja ära anna sellele magusisule järgi, muidu sa ei saagi sellest lahti. Tiiu küsib, kas võiks paluda mõnda menüüd, on keelatud ise kapi kallal käia ja ise võtta, kogu aeg on olemas juurikatest ja lihast koosnev menüü. Jah, jutt oli 9-aastasest tütarlapsest, oleme proovinud ka toidu koguse piiramist, kas see on okei? Tähendab,
kasvavat last piirata toiduga kindlasti okei ei ole. Tema toitumine peaks olema korrastatud. See tähendab seda, et ta sööb tõesti õigeid asju. See võib tema jaoks olla kindlasti võõras ja see võib kindlasti väga-väga raske olla tema toitumisharjumuste muutmine, aga keegi ei ole öelnud, et see kerge on. Seega proovige ikkagi suunata teda sellise naturaalse toidu peale ümber. Ja see kapi kallal käimine ja ise võtmine, see võib tekitada täpselt sellise vastulöögi, et ta pigem hakkab seda just tegema ja sala ja just sain siin see nädal ka teada, et üks noorem inimene on natuke luisanud. Lastel on see ebameeldiv komme kahjuks, et nad valetavad ja siis nad patustavad söögiga väljas, on ju, et kõik justkui korras, aga tegelikult kui teie laps ikkagi kosub ja ma olen nõustamisel nii palju, kui neid lapsi minu juures on käinud, mitte palju, lihtsalt ütlesin nii palju, kui neid käinud on, nad kõik tegelikult luiskavad, on ju, ja siis et teadke, et kui te arvate, et toitumine kontrolli, et need ülekilod ja need ei tule kuskilt tervislikust toidust või lihtsalt niisama, on ju, või mitte liikumisest piisavalt, et need tulevad tegelikult siiski ebatervislikust toidust ja lapsed, nii palju kui ma poes käin ka, noored, vanad, selles mõttes nooremad või vanemad, vahet pole, nad ostavad, nende ostukorvid on ikkagi väga jubedad. Pannkogid moosiga, Coca-Cola peale, see on noorele organismile on see väga-väga-väga kahjulik, et see ei ole ühestki otsast okei, kui laps selliseid asju sööb. Merle küsib, kuidas on ise tehtud keefiri marinaadis liha? Ma arvan, et okei, ma ise ei ole mitte kunagi mitte ühtegi keefiri marinaadis liha söönud, aga ma arvan, et on okei. Sellepärast, et keefriga, kui ma siin alguses rääkisin, kui mingit mured, probleemi ei ole, on ju, ja pigem need piimhappe bakterid on head, siis see kõik aitab tegelikult liha seidimisele ka kaasa, on ju, seega täitsa okei. Ja kui sul on mingi huvitav retsept, siis sa võiksid selle panna, ma võiks proovida järgi, ma pole mitte kunagi, ma tunnistan ausalt, ma pole ühtegi keefiri marinaadis asja söönud. Nii. Kädi küsib, kuidas suhtud trendi soolaut ehk siis soola täiesti likvideerimine oma menüüst? No ma ei kujuta ette praegu, miks see üldse vajalik on, sellepärast, et kui kasutada head soola, mina kasutan ise roosat Himaalaja soola ja ka meresoola helbed on ja meresool on ka Herbomaare ürdisoolased, need on need 3 soola, mida ma kasutan ja ma ei näe mingit põhjust, miks ma peaks seal midagi likvideerima. Seega huvitav oleks teada, miks selline trend on üldsegi. Ma pole kuulnudki sellest, ma ütlen ausalt. Maarja Kõrm, jah, minu küsimus vist ei tulnudki läbi. Kahjuks ma ei saa öelda, et ma oleksin su küsimust näinud. Seega võib-olla sa kirjutad uuesti, kuna me veel oleme siin natuke aega. Retseptides sisaldav avokaado tekitab meeletu kõhuvalu ja kõrvetab, millega asendada. Ja tegelikult histamiini, kui seda sinu kehas on liiga palju, siis jah, üks sümptomitest võibki tegelikult kõhuvalu olla. Seega sa võiksid selle proovida asendada näiteks hapukoorega, kui sulle see sobib, või siis mingi meelepärase õliga, oleneb, mis toitu sa sööd, on ju, aga sa võid jah selle avokaado välja jätta ja avokaado on tegelikult toit, milles on histamiini palju, aga minule jällegi see probleemi ei tekita, nagu näiteks piimatoode, mis siis pigem vallandab seda histamiini. Seega ma arvan, et proovi hapukoort või siis sobivat õli. Ja see õli, ma ei olegi nüüd pähe endale õppinud, millised need õlid on, mis seda histamiini, aga oliivõli peaks okei olema. Aga ma vaatan selle järgi ja kinnitan üle. Mariana küsib, kas mitte lihasööja saaks ka teie toitumiskava järgi toituda?
Saaks küll, aga see ei ole tegelikult selles mõttes, et vot siin on jällegi see asi, et kas sa ei söö, kas sa muna, piimatooteid, kala sööd, kui sa sööd neid asju, siis saad väga edukalt. Aga kui sa nüüd sealt ka veel midagi ei sööd, siis läheb natukene keeruliseks, aga see on täiesti tehtav. Ja mida ma olen inimestele öelnud, on siis see, et kui te tõesti tahate, need retseptid on tegelikult ilma lihata ka maitsvad, siis lihtsalt tulebki teil panna siis nii-öelda see valguallikas, mille teie olete otsustanud, näiteks oad võivad olla seal, kikerherned võivad olla seal, miks mitte ka pähkleid panna, et asendate liha lihtsalt sellega ja sööte lihtsalt kogu seda taimset osaga, aga oleks hea teada, mida sina täpselt mõtled selle lihasöömise, mitte lihasööja. Seega seda ma tahaks teada. Nii, Janeli kirjutab, Maarja, ma 2 korda esitasin küsimuse, ent jäi ikka vahele, kõiki teisi kommentaare näen. Ma nüüd ei saa aru, kas mina jätsin vahele või siis seda küsimust ei tulnudki. Aga tagasi ma praegu ju ei lähe, aga pange uuesti, ma veel olen siin. Nii. Eleri Tiits küsib, et kui ma tahaksin kaalus juurde võtta, mida ma siis sööma peaks? Väga lihtne, sa pead sööma tervislikult, tasakaalustatult, aga lihtsalt rohkem, kui sa hetkel sööd või kui sa arvad, et sa peaksid sööma, sest tegelikult kaalu juurde võtmine on ka üpris raske. See on sama raske kui see inimene, kes tahab näiteks oma viimaseid kilosid kaotada, ütleme, et sina tahad neid kilosid juurde saada, siis samamoodi pead sa pingutama ja see palju söömine, see on tegelikult raske. See on raske, see ei ole kerge. Ärge arvake seda, et need inimesed on õnnistatud. Ma saan aru, mina saan teist aru, kui te tahate juurde võtta. Võib-olla keegi teine vaatab, issand, sa oled peenike, mis sa veel tahad. Kui sa tahad juurde võtta ja sa tegelikult võiksid juurde võtta, siis see on täiesti õigustatud. Aga mida sa pead tegema on see, et sa pead sööma rohkem, kui sa ära kulutad. See on ainuke variant, et sul hakkavad need kilod juurde tulema. Aga tervislikust toidust, rämpstoidust, eelmine kord meil oli ka see teema ja rämpstoidust ei tohi rämpstoidust ainult kalorid, sa ei saa sealt toitaineid, sa saad ainult kaloreid, ja sellest kindlasti ei teki seda kvaliteetset kehamassi, mida sa tegelikult peaksid juurde võtma, tekib pigem see ebakvaliteetne ja muidugi lisaks terviserikked, tervisekahjustust ka oleneb palju sa seda siis sööd, siinkohal ma räägin kas või näiteks nahakvaliteedist, et kui süüa palju ebatervislikku toitu, siis see kindlasti hakkab näiteks nahka mõjutama, ma mõtlesin kohe, et juhtub midagi väga tõsist. Kristlin küsib, kas 2 korda nädalas 20 kilomeetrit kokku kõndida on piisav trenn nädalas, toitumine on paigas? Kõndimine ei ole tegelikult trenn. Aga kui sa nagu päris trenni ära teed, võtta kas või näiteks mingi minu toitumiskava või treeningkava, mis on mu kodulehel, või siis käi kuskil rühmatrennis ära ja siis sa saad aru, kas see kõndimine on piisav trenn või mitte. Ma ei ütle, et kõndimine on halb, kõndimine on väga hea ja me kõik peaksime kõndima võimalikult palju, aga trenni alla see ei lähe. Aga ta kulutab kaloreid ja kui sul toitumine paigas ja su kaal langeb, siis ja sa tahad seda teha, siis palun väga tee seda ja sul on minu õnnistus. Merle küsib, kui sügavkülma marju ei mahu ja ise ka nagu nii palju ei söö, kas keedumoosi ilma suhkruta oled proovinud, mida näiteks mustsõstrale lisada? Keedumoos, see võib olla midagi spetsiifilist, aga ma ei saa öelda, et ma sellist asja proovinud oleksin, aga mina ei keedaks neid marju ausalt öeldes läbi, ma ikkagi sul on see probleem muidugi, et sul ei mahu ära need, ma ei tea, ma ei keedaks neid läbi igal juhul. Jah, isegi kui see ilma suhkruta on, ma lihtsalt ei teeks seda, ma prooviks leida mingi muu lahenduse sellele. Et Merle, kui sul on
tegelikult külmkappi vaja suurt, ma ise ostsin siin suure hurraaga paar aastat tagasi, mul on üks külmkapp üle, et sellest oleks vaja tegelikult lahti saada, et võib-olla kui sind huvitab selline asi, see on päris suur, mingi 200 liitrine, et siis me võime rääkida sellest. Et nii, okei, ei ole mingi ostaja.ee portaal tegelikult. Nii, Anna-Mari küsib, paljud räägivad, et hulatamine on hea kaalulangetaja, teised aga lendavad nagu hakid kraesse. Kas sa tead ka, mis see sinu siseorganitega teeb? Kumb siis on õige? Mulle see sobib, paneb kõhus elu käima ja mõnus tunnike iseenda jaoks. Ma eeldan, et see on siis see puusade keerutamine, kus sul on rõngas ümber. Ei no, eks ta muidugi selles mõttes mingil määral aktiivne tegevus on ju, ja ma ei tea tõesti, ma ei ole sellesse teemast absoluutselt süvenenud, aga mis ta nende siseorganitega, ma ei kujuta ette, see rõngas ei kaalu ju mitte midagi või on mingisugused erilised rõngad veel üleval. Igal juhul, kui sul jällegi rohkem infot mulle saata, siis palun tee seda, aga praegu hetkel ma sellel pikemalt ei peatuks, sest ma ei absoluutselt midagi täiesti uut minu jaoks. Nii, Klaarika küsib, et milliseid kõhulihaste harjutusi võiks teha diastaasi puhul. Ma arvan, et seda peaks ütlema sulle tegelikult arst või siis inimene, kes on spetsialiseerunud selle diastaasi, ütleme siis nii, ravimisele, et tema annab sulle parimad harjutused. Mul on paar naisklienti olnud, kellel on harjutusi, kellel on diastaas olnud ja nemad on teinud oma harjutusega, ma jällegi ei ole spetsialiseerunud selle peale ja ma parema meelega jätaksin selle ikkagi spetsialisti hooleks. Seega palun võiksid pöörduda spetsialisti poole. Ma tean, et videosid ja õpetusi on igal pool on ju, aga ma arvan, et kõige parem on ikkagi inimene, kellega sa oled kohtunud, kes saab siin reaalselt katsuda, testida ja siis anda sulle harjutused. Nii, Renate küsib, et kas retsepte tuleb veel juurde? Kindlasti tuleb juurde. Tahaks näha hommikuks kavas quinoaga putru, see oleks siis gluteenivaba. Jah, kindlasti panen retsepti juurde ja quinoa hommikusöögiks on täitsa huvitav idee. Ma arvan, et ma mõned retseptid teengi sellega. Ja kui hästi säästa, siis kui palju võib kuus toitumise peale kulutada? Ma eeldan, et sa räägid minu toitumiskavast, aga see on see, et mis toiduainet sa sinna valid ja kõik, mis ma asenduseks olen pannud ja muidugi neid asendusi võib veel sinna panna, aga kõike me ei saa panna, sest see nimekiri lihtsalt läheks liiga pikaks. Seega sa võid mulle kirjutada, mida sa tahaksid asendustesse saada, on ju, ja ma võin need asjad sinna panna. Nii. Mari Metsma küsib, et millisest liikumisest alustada, kui kehamassi indeks on väga kõrge. Üle 40 ja arst on hoiatanud liigestele haiget tegemise eest. Mida ja kui tihti palju teha, et kaal langeks, aga liigesed jääks terveks? Selleks oleks ikkagi kõige parem tegelikult jällegi, kui sa konsulteeriksid inimesega, kes on siis aidanud nii raskeid inimesi, näiteks mina. Aga selleks ma ei tee selliseid liikumiskonsultatsioone, ma ei tee neti teel mitte kunagi. Mul on väga palju palutud, aga ma ei tee neid, sest ma tahan hoida seda taset, mis mul on ja ma saan seda kõige paremini teha siis, kui ma ikkagi inimest näen. Nii et sa võid mulle kirjutada ja vaatame, kas me saame kokku leppida selles, et sa tuled minu juurde ja ma saan sulle siis harjutusi soovitada. Nii, Deivi Ramm, mida peaks sööma, et kõht toimiks hästi ja et ei tuleks kõhupuhistust ja mida peaks kindlalt välja jätma? Selleks, et teada saada, mis seda probleemi põhjustab, oleks tegelikult hästi hea, kui sa peaksid toitumispäevikut, ehk siis sa paned sinna kõik kirja, mida sa sööd ja siis, kui sul see ebamugav tunne tuleb, et siis sa tead täpselt, mis sa teinud oled ja niimoodi vaikselt hakata elimineerima neid toiduaineid. Seega, sa pead olema väga teadlik sellest, mida sa sööd. Ja millal sul see tekib peale milliseid toiduaineid. Ja siis sa saad hakata neid välja jätma. Praegu ma hetkel ei oska ju seda rohkem kommenteerida, sest ma ei tea mitte midagi.
Artur küsib, kas seened on head? Ma arvan küll. Ahah, nii, Svea, okei. Et mehel on toitumiskava olemas, kas te saaksite omavahel need sobitama panna? Ma ei tea, mis su mehe toitumiskava on, aga ma arvan, et te saate küll need omavahel sobitama panna, aga kuna teie teate, mis on siis need toitumiskavad täpselt, siis te peate omavahel selle kuldse kesktee leidma. Aga samas, kui temal on väga spetsiifiline individuaalne kava, siis võib-olla see ei ole võimalik. Ma ei oska öelda. Nii, Karmen küsib, kuidas ma saaksin alla võtta, kui ma olen 10-aastane? No, Karmen, ma pean sinu vanematega suhtlema. Niimoodi ma ei saa, sa oled alaealine. Georg Paal, jah, ma vastan su küsimusele. Kadri küsib, et kuidas ma suhtun kepikõndi. Kepikõnd on tegelikult väga hea. Et seal seda saab ikka päris intensiivselt ja kiiresti teha ja kindlasti aitab saavutada head vormi. Mitte võib-olla nii hästi, kui mõned jõuharjutused siin. Ma ei tea, mida sa mõtled hea vormi all muidugi, aga kui sa mõtled lihtsalt ikkagi rasvaprotsendi langetamist, siis kindlasti on see võimalik. Aga sa pead ikkagi piisavalt intensiivselt seda tegema. Nii, Merle pani retsepti, väga hea. Nii, nüüd ma paluksin, et kui keegi vaatab, et ärge siis praegu rohkem küsimusi kirjutage, aga ma nüüd vaatan, palju siin neid tuleb veel, et ma vastan järgnevad 3 küsimust umbes veel ära ja siis tänaseks on kõik kahjuks. Et mul juba siin tulevad sõnumid, et juba just vastasin seda peale. Nii, tööpäevad on esmaspäevast reedeni 8–17 kontoritöö ja kõht läheb jube ruttu tühjaks. Kuidas leevendada? Veti on ka ilusasti, aga see ajab ka vahepeal rohkem kõhu tühjemaks. Mida teha? Kuidas leevendada? Vahepalasid on kavas 1, sest koju jõudes on kõht juba nii tühi, et jube. Kodus olles sellist jama ei ole. Ahah, Marja. Ma soovitaksin sulle aktiivsuse taset siis oma toitumisprogrammis tõsta. See annab sulle siis suuremad kogused toitu. Et see peaks nagu elimineerima ära selle tühja kõhu probleemi. Kuigi meil on üks väga huvitav lahendus ka varsti tulemas, pisut kannatust, aga seniks ma soovitan sul toitumiskavas seda programmi aktiivsuse taset tõsta, et saada natukene suuremad kogused toitu. Ja kui need on liiga suured, on ju, sa tõsta ainult 1 tase ja proovi see ära, on ju. Ja siis rohkem pole vaja tõsta. Revo küsib, kas trenni ajal tarbida palju vett või minimaalselt. Ma ütleksin, et vett on mõistlik tarbida juba ennem piisavalt, et sul on piisavalt vett joodud. Ja siis trenni ajal, see on täiesti individuaalne. Mina pigem olen selline, kes joob vähem vett, aga on inimesi, kes joovad mul trennis mitu pudelit tühjaks. Ja ma ei kahtlusta, et nad joovad enne trenni vähe vett, lihtsalt trenni ajal tekib see meeletu janu ja neile see sobib, et ei hakka vesi kehas niimoodi kõhus mulksuma. Seega sa pead ise vaatama, kuidas sul kõige paremini ikkagi sobib. Keidi küsib, et kuidas hoida need vormis, kui tööpäevad on 12 tundi? Ma eeldan, et sul on vabad päevad ka ja vabadel päevadel tee siis trenni ja tööpäevadel keskendu rohkem toitumisele. Muidugi vabadel päevadel keskendu ka toitumisele. Kiisu küsib, et kui on pikad öised vahetused, siis mida võiks ja tohiks söö jooksul süüa? Tervislik toit ja kui sul on kõht tühi, siis sa peadki sööma. Muidugi söövahetus iseenesest ei ole üldse soovitatav töögraafik, seega ma soovitan sul see ka võimalikult kiiresti ära lõpetada, sellepärast et see kindlasti aja möödudes sulle head ei tee. Seega ma soovitaks selle kindlasti vaadata mingi alternatiivse variandi, kuidas sa saaksid muul ajal normaalsel ajal töötada, aga kui sa sööd, siis kindlasti söö tervislikku toitu. Et ma loodan, et sul toitumine on korras. Okei, Mari veel küsib. Tuleb see veel küsimusi veel. Nii, okei. Nii.
Nii, nüüd on siis 2 viimast küsimust. See on siis Mari saab oma vastuse kohe. Kui palju tohiks toitumiskavas vastava söögiretsepti teise retsepti vastu vahetada, näiteks nädalas, kas 2 päeva võib järjest toituda sama kava järgi? Jah, võib küll. Aga ma soovitaks niimoodi, et sa siis seda toitu ei tee valmis. Okei, 8 päevaks veel võib, ütleme nii, et täna sa teed valmis, homme ülehomme seda sööd, aga siis juba sealt edasi seda sama toitu ma enam ei soovitaks teha, mida sa oled täna näiteks valmis teinud. Ja Pirjo küsib, et millised puuviljad ja marjad on pigem patused ning peaks vältima ilmselt viinamarjad ja banaan. Jah, need on 2 sellist, aga neid ka võib süüa, et neid ei pea tegelikult üldsegi kartma. Aga lihtsalt ei tohi liiga palju süüa. Mitu korda nädalas võivad lapsed magusat tarbida, teades, et need on kasvava organismis, oleks hea teada. Kui sa mõtled siin valget suhkurt, siis neil ei ole seda üldse vaja. Et võiks nagu mitte tarbida seda üldse tegelikult. Aga kui on vaja, siis ma ei tea, 1 kord nädalas heal juhul. Miks mitte harveminigi tegelikult. Olgu. Aga igal juhul tänaseks on siis läbi, kes tuli hiljem ja te näete, et küsimuste seas on midagi, mis ka teile võiks vastus anda, siis palun vaadake järgi. Mul oli tore nagu alati, kestis kauem nagu ikka ja ma arvan, et juba uuel nädalal teeme siis uuesti ja kõigile meeldivat õhtut ja näeme siis juba järgmine kord laivis. Tšau!